Stepili tiimielu podcasti esimeses episoodis räägime tiimide loomisest, mida tähendab üks toimiv ja edukas tiim ning kuidas seda luua. Enda teadmisi ja kogemusi on lahkelt jagamas Fontesest Kadri Sooberg-Attik ja Juta Palmieri. Stepili poolelt on mul täna abiks Pia. Hei! Tule kuule lähemalt. Kadri ja Jutta, mul on nii hea meel, et olete täna siin meiega Stepili podcasti päris esimeses episoodis. Tänane fookusteema on tiimide loomine, mida tähendab edukas ja toimiv tiim ning kuidas seda luua. Meie teiega oleme juba varem kohtunud, kuid kuulajate jaoks, kes veel teid ei tea, siis ehk jagate põgusalt oma tausta ning seda, kus on täna teie fookus. Aitäh kutsumast, ma teen otsa lahti. Ja mina olen Kadri ja tulen Fontesest, kus ma töötan tegelikult peaasjalikult siis just nimelt värbamises, mis on suuresti üks esimene samm, kuidas üldse tiime looma hakata. Ja lisaks tegelen ka tööandja brändingu teemadega. Mina olen Juta Fontesest ja meie aitamegi siis meeskondi luua. Ja nagu Kadri ütles, et Kadri siis pigem värbamise poole pealt ja mina siis tulen mängu sealt, et kui on vaja siis meeskondadega tööd teha, meeskondi analüüsida, neid toetada, juhti coachida, võib-olla ka mingisuguseid oskusi, teadmisi juurde anda, nii et sealt tulen mina mängu. Väga hästi, aitäh teile. Aga alustamegi siis algusest. Kui me räägime edukast ja hästi toimivast tiimist, siis mis see ikkagi tähendab? Milline on üks toimiv tiim? $1 miljoni küsimus, jah? No ma ei tea, minule tuleb kohe esimesena asjana ikkagi nagu mõttesse see, et oluline on see, et me teame, et mis on see eesmärk, milleks me oleme nagu kokku tulnud. Ja kas see eesmärk, nüüd, mis meid kokku on toonud, tegelikult kõnetab meid, kes me sinna oleme tulnud ja kes on siis need inimesed, kellega nagu saavutada see, mis me oleme siis ette võtnud. Ja kui nagu tiimist lähemalt rääkida, siis kindlasti on hästi oluline ka selline võib-olla sarnane väärtussüsteem, et see tiim toimiks. Ja ma mõtlen, et ka selline üleüldisem pühendumine, et missugune see pühendumuse aste selles tiimis on, et kas neid inimesi käivitab see, mida nad teevad. Me räägime täna hästi palju sellest töö tähendusest, et kas see kuidagi paneb mind liikuma ja seal on ju need isiklikud eesmärgid sees ja siis on see meie suur eesmärk, kuhu siis kõik liiguvad. Ja ma arvan, et kindlasti ka selline võib-olla sotsiaalne turvalisus täna, et mis iganes eesmärkide saavutamisel ju tuleb igasuguseid takistusi, väljakutseid, kas on see olemas, see avatus, kõigest rääkida ja ka see nagu hea nagu baas, mille pinnalt ka võib-olla keerukaid probleeme lahendada. Jah, et kui me nii mõtleme, et mille pärast üldse üks meeskond kokku tuleb. Enamasti on see sellepärast, et selles meeskonnas on midagi enamat ja suudetakse midagi enamat ellu viia kui ainult üks inimene. Et põhimõtteliselt see peamine mõõdik võikski olla see, et see meeskond loob mingit suuremat väärtust kui üksik indiviid ainult. Ja tugev juht. Kas meil on need juhtimismudeleid ja igasugused võimalusi tänapäevases kultuuris hästi erinevaid, et traditsioonilised struktuurid ja nii edasi ja on ju lausa ka ilma juhtideta organisatsioone ja roteeruva juhtimisega organisatsioone, aga mingi selline toimiv asi, mis kuidagi selle struktuuri loob, ma arvan ka, et see on ka kindlasti oluline. Aga millised rollid peaksid ühes eluterves ettevõttes eksisteerima või kas seda üldse saab niimoodi vaadata? Mõtled nüüd selliseid nagu meeskonna
tüüpe või Just, midagi sellist. just tiimitüübid. See on jutaleib. ja noh, tegelikult kui me mõtleme niimoodi jälle, et hakkame sealt liikuma, et kui pannakse üks meeskond kokku, et selleks, et midagi ära teha, noh, hakkame mõtlema, kõigepealt on vaja siis mõelda, et mida me üldse teeme. On vaja neid, kes siis genereerivad neid ideid ja mõtteid ja särasilmil muudkui räägivad sellest, et ja haaravad ka teisi kaasa. No siis mõtleme sealt edasi, siis on vaja neid, kes mõtlevad, kuidas neid mõtteid ellu viia. Neid, kes siis loovad mingisugust süsteemsust selles tegevuses, siis noh, mõtleme edasi. Siis on hea mingil hetkel, et ikkagi oleks ka neid, kes siis juhivad neid tegevusi, et päris eri suundades ei liigutaks ja päris kaost ei tekiks seal. Ja noh, niimoodi väga-väga üldiselt öeldes. Ja siis, kui te niimoodi mõtlete edasi, et noh, et meil on siis idee algatajad, meil on olemas siis need, kes asjad ära teevad, meil on need olemas, kes juhivad, et siis tegelikult see, millele Kadri ennem viitas, et see pool, et kuidas see meeskonna liim on, et kuidas see meeskond koos toimib, et need, kes siis loovad seda õhkkonda, kes näevad, märkavad, panevad tähele, tunnustavad, toovad välja seda, mille pärast me siin koos oleme, mis on head, nii et sellised koostegijad, koostöötajad, et noh, laias laastus võib öelda, et need on nagu sellised põhilised rollid, mis sellise heal tiimil võiksid olla. No kuulates nüüd seda, et aga kuidas ma üldse tean, et kes mul üldse seal olema peaks, et kas seal peab mingi eeltöö olema või et kuidas ma üldse jõuan selleni? Jah, et kuidas siis diagnoosida, et kes on kes, eks ju. No vot, et ega see alati nii lihtne ju ei olegi, sellepärast, et ega me ei taha ju nii teha ka ja me ei tahaks, et see sõnum oleks siin, et justkui, et igalühel on silt otsa ees, et sina ainult seda teed ja ei mitte midagi muud, et sulle sobib ainult see roll ja ei midagi muud. Et nii see ikkagi ei ole, aga mingisugused sellised indikatsioonid ilmselt ikkagi nagu koostöötades tekivad. Noh, näiteks võib mõelda selliselt, et noh, ka jällegi hästi üldistav näide, et on võib-olla sellised, nüüd me räägime sellistest isiksuse tüüpidest, eks, et on isiksuse tüübid, kellele võib-olla meeldib selline korrapärasus ja nagu ma ikkagi aeg-ajalt nimetan, et lepingus seda kõige väiksemat kirja lugeda, et milles me kokku leppisime, eks, et noh, et sa juba paned tähele, kellel juba loomuomaselt see tuleb hästi välja, siis sa paned ilmselt tähele ka seda, et kellele meeldib mõelda, arutada, pakkuda välja mingisuguseid mõtteid, ideid, et sa hakkad juba natuke niimoodi nagu tähele panema. Ja siis on mõistlik siis ennast nagu niimoodi natuke harida juurde, et mis need erinevad isiksuse tüübid on siis, kuidas seda tähele panna ja jällegi endale meelde tuletada, et see võib natukene ajas nagu niimoodi muutuda, me kõik areneme ja muutume, aga noh, mingisugune tüüpolemus on meil ikkagi sama, eks ju, et noh, ma praegu kergemaks ei teinud kuidagi su elu on ju. Ei, läks ikka. Mina kohe sõidan sisse siit Juta, et sina ju tegeled sellistega juba toimivad, me ei räägi üldse siin nagu värbamise eesmärgil, hindamisega või seda isiksuse tüübi määramist, vaid toimivate meeskondade ju analüüsiga ja teinekord ju noh, meie juurde tullaksegi nagu murega või vastupidi lihtsalt kõrgendatud kuidagi soov teadlikkust tõsta, on ju, või ongi see, et noh, et meil on ideedega hästi, aga me ei tee asju ära, et võib-olla sul on nagu hästi häid näiteid, sa oled teinekord jaganud, et mis need konkreetsed näiteks kooslused on olnud. Ja sellega mul meenubki üks päris konkreetne meeskond ja nad olid üsna hiljuti alustanud ja neil oligi hästi tore koos käia. Ja neil oli tore ja neil oli hästi palju ideid ja nad päriselt näitasidki, et meil on siin seina peal kirjas 50 mõtet, mis me kõik tahame ära teha. Ja tegelikult nad jõudsid siis sinnamaani nendes aruteludes ja tehes siis seda meeskonna rollide analüüsi, et nad on valdavalt ongi sellised innovaatorlikud ideede genereerijad, aga sellest tagajärg oligi see, et see suur nimekiri ideedest. Hästi ühte tüüpi oli kõik. Just. Elluviijad ei ole. Just, et nüüd oli siis see, et aga kuidas, mis see järgmine samm siis on, et kuidas neid asju hakata reaalselt ellu viima. Ja noh, kui siin nüüd mõelda, noh, variandid on see, et võttagi meeskonda mõni selline juurde, kellel on loomupärane sellist süsteemsust luua ja samme välja mõelda, et mis need järgmised konkreetsed sammud on.
ja nemad omavahel mõtlesid ka seda, et kuidas seda omavahelist toimimist nagu selles mõttes tõhusamaks teha, et kui nad tulevad kokku, et see ei oleks ainult tore kokkusaamine, vaid et nad reaalselt lepivadki iga kord kokku, et mis on meil see kokkulepe, kuidas me siit edasi läheme, mis on meil järgmised sammud, ehk et teadlikult nagu nii-öelda kompenseerida seda, mida võib-olla meie koosluses ei ole, aga teadlikult niimoodi käituda ja teha siis. Selline konkreetne näide. No siit sa natukene võib-olla juhatasid seda värbamise teemat sisse, et tegelikult üks asi on see, et kompenseerida, aga teine asi, et võib-olla hoopis tiimi nagu täiendust otsida, et seda tasakaalu tuua. Et kui hakkad nüüd värbama, siis millest alustada? Millest üks värbamisprotsess algab? Ehk siis, et rääkisime ära, et milline see tugev ja hästi toimiv tiim paberil justkui võiks olla, aga millest me alustame? Ja see nagu nii toredasti tõid selle, et millest see värbamisprotsess ikka algab, et ma siin ikka intrigeerin, ütlen, et nagu värbamine algab ammu enne seda, kui sul tegelikult on tool tühi. Et kõigepealt nagu selle mõtteviisi nagu seadistus või kujundamine organisatsioonis, et tegelikult sa värbad ka siis, kui sa parasjagu ei värba. Ehk siis nagu mõelda juba natukene ette, et kuidas, kui ma hakkan värbama, et mind seal siis nagu edu saadaks. Siin me loomulikult räägime sellest võib-olla teadlikumast tööandja kuvandi kujundamisest ja loomisest. Ja kui see juba see selge vajadus on mul, eks ole, laual, et siis ei peaks see käima võib-olla niimoodi, et kuskilt tuleb värbamistellimus. Kusjuures see on päris levinud praktika täna ka, et kui me koolitame organisatsioonide siis kas värbajaid või personali inimesi, et siis nad nagu vahest kurdavad, et meil käib see endiselt nii, et värbav juht saadab mulle meili, et kuule, Mari läheb nüüd minema, pane see kuulutus ülesse. Ja siin on üks võib-olla suurimaid riske, mis kohe ennast näitab, sest tegelikult iga värbamine saab alguse sellest, et kõik need asjas puutuvad inimesed tulevad laua ümber kokku ja kohustuslik on see, et seal laua taga on värbav juht ja võetakse aega sellele, et koos läbi mõelda. Mitte seda, et siin on ameti kirjeldus tööülesannete näol ja nõudmised, keda me otsime, vaid eelkõige läbi selle, et mis on ikkagi see töö, mida see inimene tegema hakkab ja kuidas see, mida tema teeb, mõjutab seda meeskonna eesmärki. Ehk siis, ja võib-olla vältima peaks ka seda, et mida me ka väga palju kuuleme, on see, et see värbamise lähteülesanne saab alguse sealt, et me hakkame kedagi asendama ja siis see inimene, keda asendatakse, annab justkui selle lähteülesande värbamisele. Et ikkagi see, et mis on organisatsiooni eesmärgid ja kuidas nüüd see inimene, keda me otsime, saab seda mõjutada. Et see nagu annab mõnes mõttes sellise nagu puhta pinnase, et tegelikult see täna ja kui me mõtleme, et keegi on seda tööd teinud, ta annab selle rolli kujundamisele päris palju selliseid muutuvaid nurki sisse ja seda me nimetame siin natukene selleks job crafting uks, et kui sul on inimene, kes muuhulgas valdab ka seda, siis leia sellele rakendus ja need natukene nagu kujundavad neid töid ümber ka. Ehk siis iga värbamise alguses me peaksime natukene seda fookust jälle üle vaatama. Et see on tegelikult hästi oluline koht, et me ei lähene nii, et siin on see 4 aastat vana töökuulutus, riputage ülesse. Et see ei tööta kahjuks nii. Jah, ja just nimelt, et sa vaatad kogu seda meeskonda tervikuna, mitte ainult seda ühte vakantsi, vaid meeskonda tervikuna. Ja minu arust on päris humoorikas lähenemine on Amazoni asutajal Jeff Bezosil, kes ütleb, et tema jaoks selline optimaalne tiimi suuruse mõõdik on 2 pitsat. Ehk et kui sellele meeskonnale piisab siis 9 toidukorraks 2 pitsast, et siis see on selline optimaalne tiimi suurus. Aga et kui sellest nagu metafoorist edasi, ma ei tea, kui suur või kui väike pitsa või kui suure isuga need meeskonnaliikmed on, seda ma ei oska kommenteerida.
aga kui selle pitsa nagu metafooriga edasi minna, et siis on nagu hea mõelda sellele, et sul ongi meeskonnas inimesed, kes siis, kellel on erinev pitsa maitse. et põhimõtteliselt, et kui sul on see liiga nagu ühtne, siis sul ei ole ju erinevaid mõtteid ja arvamusi, eks ju. Ja samas jälle, kui neid pitsasid on jälle liiga palju vaja, mis siis võib juhtuda, on see, et tekivad sellised allhoovused või sellised alagrupid, eks ju, et see on lihtsalt nagu selline nagu suurem pilt, nagu kui seda meeskonda nagu vaadata. Aga täpselt nii, nagu tõesti Kadri ütles, et sa vaatad kogu sellele meeskonnale või organisatsioonile peale, et kus me praegu oleme, mis see meie olukord on, et nagu ma ennem tõin näite sellest meeskonnast, kes alles alustas, et ilmselgelt on täiesti loomulik ja täiesti normaalne, et alguses ongi sellised inimesed, kes tahavad, neil on mõtted, ideed, eks ju, et valdavalt sellise hoiakuga inimesed. Siis võib mõelda selliselt, et näiteks, et kus on turg praegu näiteks sellisel hetkel, et kas sinu organisatsioon on sellises kohas, et kus on vaja nagu näiteks agressiivselt näiteks turu kasvu teha, eks ju. Ilmselgelt sul on vaja siis selliseid inimesi, kes on selleks valmis ka. Või on pigem mingi kahanemisfaas, on ju, et natuke nagu laiemalt vaadata ka seda, on ju, et see võib üks selline alguspunkt olla ka. Aga ja edasi tegelikult selline kultuur ja väärtused ka, et mul on hästi meeles see, et kui ma enne Fontesega liitumist ma töötasin Swedbankis ja Kadri on alati rääkinud seda ka, et kuidas ausalt tuleb rääkida ja nagu sa nimetad seda eesriide avamist, eks ju, kandidaatidele sellest, et milline on see organisatsiooni kultuur. No vot ja nüüd siin ongi siis, kui mõelda selliselt, et ühe jaoks süsteemsus, protsessid on turvalisus, tema tunneb ennast hästi, teise jaoks on see ahistav, eks, või siis ühe jaoks näiteks selline dünaamiline, kiirelt reageeriv startupi maailm on põnev ja huvitav ja teise jaoks on see kaos. Näiteks, eks. Ja jällegi nagu kraadida seda, et milline see kultuur ja väärtused on ja kraadida seda, et kuidas see võiks siis sellele võimalikule uuele meeskonnaliikmele sobida. Ja samas nagu silmad avatult, et see ei tähenda seda, et et tema varasem kogemus on selline, et ta kindlasti ei sobi, et katsetame ära, on ju, aga see teadlikkus siin on ju. Ja mitte ainult see ka, et meie teame, aga jumalast, et ükski kandidaat sellest teada ei saaks, et kui ta nüüd siia tuleb, et mis teda ees ootab, ehk siis meil võivad olla ka mingid negatiivsed kogemused sellega, ehk siis ja see eesriide avamine tähendab just seda, et meil on julgust ka see päriselt välja öelda, et kas see tegelikult, kes me oleme ja kes me tahaksime olla, on üks ja seesama. Ja siit tuleb päris palju tegelikult sisse neid nagu, kui ma mõtlen, mida sa kuuled kõige sagemini intervjuudel, kui on inimese, mitte kõige sagemini, aga üsna sageli sa kuuled seda, et ma tulin sealt ära sellepärast, et see, mida mulle räägiti ja see, millega ma sealt leidsin, ei läinud omavahel kokku. Et see on nagu täpselt seesama asi ja me ei peaks tõesti ka eeldama muuseas seda, et kõik inimesed tahavad töötada kodukontoris. Et kuidagi nagu, et jah, nii nagu see Juta näide oli, et ühe jaoks on süsteemsus see ja teise jaoks see ja samamoodi me ei peaks kartma öelda, et siin ootab sind dünaamiline keskkond, mis muuseas seab sulle sellised väljakutsed, mis tähendab seda, et me oleme kõigest rääkinud ja see on nüüd see valiku koht, et see olen ju mina ja ma sobitun sellesse või siis see on see koht, kus ma mõtlen, et kas see on see keskkond, kultuur ja kas minu tegelikult nagu toimimine kuidagi sinna sobitub. Et juba üks elimineerimine, kui me mõtleme sellisele nagu värbamisveale või riskile. Selline usaldus, läbipaistvus ja võib-olla avatud kaartidega rääkimine on ju, et seame nii-öelda need, et ootused ja väärtused oleksid nii-öelda läbi räägitud, aga siit jäi väga kõlama see eeltöö, ehk siis tegelikult me alustame ju põhjalikust eeltööst, kõik see, mis te nii-öelda järjest välja tõite, et kas seda peaks teostama ettevõttes siseselt keegi või kas kaasata väliseid osapooli ja kas siin on mingisugused võib-olla näited, et miks eelistada ühte ja miks teist? Sa saad värbamise poole pealt kommenteerida, jah? Ja ma jäingi kohe mõttesse, et siin ei ole nagu see, et kindlasti nii, et
et kui on ikkagi selline, teinekord ei ole ka näiteks personaliinimest, kes oleks siis abistamas nende küsimustega, kes paneb nagu mõnes mõttes selle lähteülesande kokku, kes tõenäoliselt hakkab seda protsessi juhtima, siis võib-olla on ka isegi juht ise nii teadlik, et ta mõtiskleb ja mõtestab need sammud läbi ja läheb nagu ettevalmistatult teele ja võib-olla niipidi ka, et ei olegi, eks ole, maja sees seda nii-öelda protsessi juhti, vaid see on partner. Igal juhul on kõige olulisem see, et need võib-olla need samad teemad, mis puudutavad neid eesmärke, seda töö iseloomu, seda, keda me vajame, kust me teda otsime, et need oleks nagu läbi mõeldud. See, kes seda teeb, võib-olla ei olegi üldse nii oluline teema. Korra nagu hakkasin mõtlema, et kui nagu meeskonna mõttes mõelda, et kus on mõistlik, mis olukorras näiteks tõesti välistabi juurde võtta, et teinekord on võib-olla keeruline siis näppu peale panna sellele, et meil mingid teemad korduvad ja ikka tulevad üles ja päris täpselt ei saa aru või isegi me oleme püüdnud sellega tegeleda, aga kuidagi ikka tuleb. Ja vot siis võib olla nagu raske ennast kõrvalt vaadata. Et siis võib abiks olla tõesti see keegi väline partner, kes aitab siis vaadata, et tõesti, et millised need tiimirollid on. Meie Fontesis kasutame psühhomeetrilisi teste selleks, et neid isiksuse tüüpe siis nii-öelda nagu kaardistada ja neid niimoodi lahti mõtestada. Ja teiselt poolt siis natuke nagu vaadata kõrvalt seda meeskonna dünaamikat ka. Aga jällegi, see ei pea alati olema nii. Teinekord saavad meeskonnad väga hästi ise analüüsida, mõelda, mis need sammud võiksid olla, aga teinekord on seda keeruline ise teha. Just tekkis siit veel see mõte, et me just nimelt nende meeskondade koolitamiste kaudu ja värbamise, intervjueerimise koolitamise kaudu me käsitleme seda analüüsi etappi päris põhjalikult. Ja see on vist üks koht, kus tegelikult me päris sageli kuuleme, et see on nagu selle koha peal, et nad ütlevad, et me tegelikult ei tee seda nii põhjalikult, et meil ei ole seda süsteemi või isegi seda raamistikku, mis meid nagu aitaks, et selle kohta nad sageli ütlevad, et et ma sain siit selle nagu väga hea raamistiku, et mis on need nagu võtmeküsimused alati, mille ma nagu läbi mõtlen, enne kui ma värbama lähen. Sest tegelikult sellest etapist koorub alles järgmine samm, kuidas ma need inimesed üles leian, ehk siis mis on see strateegia, et see ei ole ju iga kord see, et post and pray, nagu meie ütleme, et panen töökuulutuse üles ja vaatame, kas läheb õnneks, on ju. Et sellest, mida me seal, eks ole, kokku lepime, sõltub, et kuidas nende inimesteni on võimalik leida, ja sealt tuleb see risk jälle sisse, et jah. Enne sa, Kadri, mainisid ka seda, et kindlasti ei tohiks hakata nagu kellegi asendust otsima, vaid et nagu mis tööülesanded on vaja täita. Aga mis on veel nagu mingid põhisiuksed vead, mida tehakse, mingid megaämbrid on ju, kuhu võiks astuda? Hea küsimus. Üks on jah, see põhiline on see võrdlus eelmisega, et kas tahetakse eelmise töötajaga väga sarnast või vastupidi, jumal hoidku mitte sellist, nagu see eelmine töötaja oli. Ja siis on see, mida me teinekord ka näeme, on, et kiputakse valima enda sarnast inimest, kellega on lihtne ja meeldiv suhelda, eks ju. Kõhutunne töötas, sama veretüüp. Aga see ei pruugi alati määrata siis selle uue töötaja edukust tema töökohal. Aga et selline veakoht laias laastus ongi see, millest Kadri on rääkinud ka, et kui see ettevalmistus on kehvalt tehtud, siis tegelikult võibki siis näiteks värbav juht leida ennast kuskil protsessi keskel küsimuse ees, et aga mida me tegelikult otsime. Et sa peaksid ennem selgeks tegema, keda on sul vaja, mille jaoks on ju, et täpsemalt teada. Et sa ei läheks kuskil lappama poole tee peal on ju oma otsingutega. Ja siis me oleme ise enda riskifaktorid ka oma uskumuste ja oma süsteemiga, mis meid valijatena tegelikult mõjutavad. Üks on jah, see kõhutunne, et ma värban selle pealt, et veregrupp on sama ja tekkis hea keemia. See on see, mida me kuuleme, eks ole. Aga seal on veel, et näiteks kõik, eks ole, stereotüüpselt
mõttemustrid, mis meil on sügaval sisimas, on see igal inimesel olemas. Küsimus on, et kus see päästik on, et see valla pääseb. Just täna kliendi kohtumisel kuuldud lause. Ei, avalikust sektorist me inimest ei kaalu, sealt tulevad kõik sellised inimesed, kes on nagu väga aeglases süsteemis toimetanud ja neil on kõik nii paigas, meil ikka kõik nii muutub, nii lähme edasi. Ja siis toota nagu tasapisi sinna tagasi, et kas see ongi nüüd see, mis sealt tuleb ja tood nagu suurepäraseid näiteid, kuidas on organisatsioone, kes on et see on jällegi nagu mingisugune uskumus kuskilt kogemusest, mis meid nagu juhib otsustes ja siis keegi niimoodi mõnusalt nagu paneb selle küsimärgi alla, et see ei pruugi üldse nii olla. Ja siis on veel sellised hästi inimlikud nagu taju teemad ka, et ala sa lähed intervjuule, okei, see on see kõhutunne, kellegagi hakkas keemia tööle. Siis on igasugused nagu sarnasused. Ma ei tea, intervjuul tuleb juttu, et tal on sama hobi, mis mul. Kohe on nagu nii suur jututeema, tohutult suur ühisosa. Mulle meenub siin just üks klient, ma ikka seda näidet toon, see on hea näide. Et meie klient organisatsioonina siis, ehk siis kellele meie inimesi otsisime kohtus lõppkandidaatidega ja tavapärast me soovitame seal siis selline 3-4 inimest. Ja ikkagi sul kujuneb endal mingisugune selline tunnetus välja, et kes nendest võiks nagu kõige sobiva mulle haakuda kõige paremini. Ja vot see kuidagi ei läinud kokku sellega, mis see klient tõi näiteks, et ja see oli ikka kõige tugevam kandidaat ja siis ma nagu ütlesin, et mis see siis oli või mille põhjal või ja siis ütles, et kuule, ta mängib golfi ju, et meil seal golfiplatsil me saame pooled asjad ära räägitud. Siis ma mõtlesin, mul jäi midagi ikka väga kahe silma vahel, et õnneks seal oli väga palju ühisosasid veel ja tegelikult, mis ma tahan sellega öelda, et see ei tähenda, et see ei peaks neid arvestama. Et me ju täna väga palju räägime ka sellest, et need inimesed, kellega ma päev otsa asju teen, nendega peaks äge ka koos olema. Et see golf nagu toob selle sisse, aga kui see on ainult golf, et siis ei pruugi ka ikka kanda. Tõsi, aga üks selline võluküsimus, mis võib paljuski aidata selle eeltöö tegemisel, on selline, et kui sa nüüd mõtled, et see töötaja on olnud uus töötaja, siis omal kohal ja selles meeskonnas aasta aega juba, kujutad ette, et juba on sisse elanud, juba on mingit oma rolli nii-öelda juba see kohta leidnud ja aasta aja pärast, et mis on see, mis on taganud talle väga hea soorituse sellel kohal. Mis on see, mida tema on kindlasti ära teinud. Ja kui sa sealt hakkad siis niimoodi tagasi mõtlema, et need, mis on aasta aja pärast see kindel ootus ja hakkad mõtlema, et milline hoiak, milline oskus seda võimaldab. Et sealt tulebki siis see eristuv, millest lähtuda värbamisel. Sest kui me mõtleme selliselt, et selline baas, ma ei tea, mõtleme näiteks kas IT-töötaja peale, et võib-olla mingi programmeerimiskeel on selline, mis on selline baasoskus, mis tal igal juhul peab olema. Eks, et see on selline nagu läbi, mis igal juhul peab olema. Aga nüüd see, mis eristab väga head meeskonnaliiget, väga head tegijat, on midagi muud ilmselt, kui te nüüd mõtlete, eks. Et kui panna ritta need, kes seda programmeerimiskeelt oskavad heal tasemel, siis kuidas nemad omavahel eristuvad? Seal on ilmselt midagi muud. Et seal võib midagi tulla selline suurepärane koostööoskus või suurepärane, võib-olla mingite projektide juhtimine ja nii edasi, eks. Ja nüüd see, mis on see eristuv, sellest nüüd lähtudagi värbamisel, eks. Et seda nagu kuskil nagu kuklas niimoodi hoida. See on võib-olla nagu midagi, mida sa ei kirjuta töökuulutusse. Eks ole, me oleme kõik näinud neid töökuulutusi, kus sa loed seda ja mõtled, et mis imeinimest siin otsitakse, et nagu kõik unistused on ära kirjeldatud. Aga see on küll see koht, et kui sul on 3 väga head kandidaati, siis mis see ekstra on? Mis keegi võiks tuua ja kui see seal on olemas, siis kas ma saan aru, et see on nagu ennem välja mõeldud või? See võib olla nii, eks ole, et sa kirjeldad ju selle suurepärase ootuse ära, et mis muutust ta on aasta aja pärast loonud. Ja nii nagu Jutta ütles, et kas ta saavutab selle ainult selle suurepärase programmeerimiskeele oskusega või vajab tegelikult see veel, eks ole, teatud.
ja see võib ka olla see midagi, mida sa endale meelde tuletad, kui sa hakkad valikut tegema. Et vahest on ka see, et eks väga sageli kahjuks ei mõelda niipidi, kui Juta kirjeldab praegu, on ju, et ei suudeta mõelda nii, et kirjelda ära. Et kui sa vaatad aasta aja pärast tagasi, mida sa näed, mis muutust ta on loonud või mida ta on ära teinud, et siis sa saad seda ka seal finaalis teha. Et mul on siin nüüd sellised suurepärased inimesed, et mis on see ekstra või see üllatus või see midagi veel, mis seda edu nagu aitab saavutada ja võid seal selle leida. Et pikk vastus küsimusele, et ühesõnaga, et millest siis lähtuda laiemalt uue töötaja värbamisele, tegelikult selle meeskonna loomisele ongi 4 aspekti. Et üks on siis see, et vaadata laiemalt, kus on see organisatsioon, kus on see meeskond praegu, millises keskkonnas nad toimetavad. Teine on siis mõelda selle peale, et mis on see kultuur ja väärtused, mida me kindlasti tahame, et see välja paistaks ka. Ja siis kolmas pool on siis see, nagu praegu sai räägitud nendest oskustest, kompetentsidest, mis on olulised, ja 4. on siis see meeskonna täiendamise pool, et millist täiendavat meeskonna rolli me praegu vajame, nii et põhimõtteliselt need 4 aspekti läbi mõelda. Aga kui ma nüüd olen jõudnud oma värbamisega sinna maale, et mul on 3 tugevat kandidaati, et mille alusel ma siis ikkagi selle valiku teen või kuidas siit nii-öelda siit edasi minna? Täiesti perfektsed 3 kandidaati, ei suuda valida. Iga organisatsioon tahaks täna olla sinu olukorras, unistute olukord. Aga mäletan mõndasid selliseid juhtumeid ja võib-olla on 2 väga tugevat kandidaati ja ma võiks öelda, et sellisel juhul võidab see, kelle silm rohkem särab ja kes rohkem tahab seda tööd. Et see motivatsioon saab ikkagi siis määravaks. Et seal võib olla nagu gramm vahet neil siiski. Et kas see motivatsioon nagu 10 palli skaalal on ka mõlemal 10 või on kellelgi natuke kõrgem? Kas võib olla ka niimoodi, et ütleme, et mul on mingine kandidaat, kellel on oskused on natukene nõrgemad, aga ta mott on mingi megalaes ja siis on teine tal kõrval, kellel on oskused kõrgemad ja mott on nagu veits all, et kumb siis nagu peale jääb? Väga hea küsimus. Kui ka muu hulgas selle motivatsiooni juures on suudetud ära kuidagi kaardistada, et tal on ka väga äge potentsiaal, siis minu soovitus oleks valida see kõrge potentsiaaliga, kõrge motivatsiooniga inimene, kes täna võib-olla ei ole oskustes veel seal, aga ma arvan, pikemas plaanis võiks tema olla see hea fit. Ütleme niimoodi, et tegelikult värbamise puhul ongi see võlu küsimus ongi alati see, et kas pigem värvata sellist uut meeskonnaliiget, kellel on superoskused, ta on valmis, või siis sellist, keda annab õpetada oskuste poolest. Et kui mõelda nüüd selliselt, et siis kõige keerulisem on arendada selliseid hoiakuid, väärtusid, mingisugust sellist isiksuslikku olemust. Et seda on kõige raskem arendada. Küll aga on suhteliselt, ma ütlen suhteliselt lihtne, on ju õppida mingisuguseid uusi oskusi. Nii et see kaalukauss ongi alati see, et kuivõrd siis investeerida sellesse, et meil on super hoiakuga inimene, tõesti super motiveeritud, tahab, silm särab, kõik selline väärtused, hoiakud sobivad meie meeskonnale, aga läheb aega, et ta oma oskustelt järgi jõuaks veel. Või siis teine on see, et kes oskustelt on super, aga võib-olla nii ja naa oma suhtumiselt, mine tea, võib-olla ta on sellise staari suhtumisega, et kes kõik käivad niimoodi kikivarul ümberringi, et ei taha nagu konflikti tekitada temaga, aga samal ajal ta teeb oma tööd hästi ja tunneb oma valdkonda super hästi. Hästi sellised äärmuslikud näited, eks, aga just nagu tuua siia see aspekt, et eks see alati olegi see nagu see kaalukauss, et kumba teed siis nagu pigem minna. Just. Ja tegelikult siia tuleb jälle mängu see, et mis seis mul selles tiimis täna on. Et meie oma värbamistel ju ka alati küsime seda, et kas on kasvatamise ruumi ajaliselt ka ja kas tal on see mentor seal sees olemas ja teinekord öeldaksegi, et meil ei ole täna seda kompetentsi.
meil on vaja kogemustega inimest, kes kohe hakkab toimetama, sest tal ei ole seda tuge tiimi seest, kes saaks neid teadmisi, kogemusi nagu anda, et siin hästi palju jälle sõltub, et kui sul on 5 meeskonnaliiget, kes kõik on silmad säravad, keegi ei tunne seda nagu võib-olla, eks ole, neid tööks vajalik, mis iganes ei oma neid oskusi, teadmisi, et siis ka ei sõida nagu väga hästi see meeskond. Ja siis sa tead, kui sa oled läbi mõelnud, miks sul seda inimest vaja on, keda sul vaja on ja kuidas ma ta leian, et tekib see tervik ja tõenäosus ta leida ja meeskonda tuua on päris kõrge. Siit jäi nüüd küll kõlama nii mõnigi praktiline näide ja soovitus kõigile, kes puutuvad oma töös siis värbamisega kokku. Aitäh teile, Kadri ja Juta, selle inspireeriva vestluse eest. Teiega oli tore nagu alati. Aitäh. Kas teeme uuesti?